Hei, 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 kõik imelised ja vägevad, kes te olete tulnud siia vaatama saadet Tunne inspiraatorit, kus me siis tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ning kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende toimetamised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne inspiraatorid vestlussaare eesmärk, teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on pikaaegse ärikogemusega e-äristrateeg, kes aitab ettevõtjatel luua ja üles ehitada e-ärisid, aga ta ei ole alati koolitaja ettevõtja olnud. Pea 30 aastat on ta juhtinud hulgi- ja jaekaubanduses erinevaid valdkondi, ehitanud üles mitmeid edukaid müügiorganisatsioone, motiveerinud, inspireerinud ja koolitanud inimesi. Õppinud aastate jooksul, mis äris töötab ja mis mitte. Oma juhikarjääri vältel on ta loonud mitmekümneid erinevaid ärisüsteeme ja koostanud väiksematele ning suurematele ettevõtetele kümneid äristrateegiaid. Kuid siis, olles 53-aastane, tegi ta oma elus kannapöörde, võttes vastu otsuse hakata edaspidi töötama ainult enda heaks. Mis viis meie tänase külalise sellise otsuseni ja kuhu see teda tänaseks toonud on? Sellele ja paljudele teistelegi põnevatele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse ettevõtja, abikaasa ja ema Margit Eerma. Tere, Armin! Mul on väga hea meel siin saates olla ja sa tegid tõsiselt vägeva sissejuhatuse. Et tänan sind selle eest. Aitäh, eks sa ise kunagi, kui sa registreerisid, sa panid oma mõtted sinna kirja ja nende pealt ma siis koostan selle. Aga Väga tubli. siin on Ja, olnud külalisi ka, kes on nagu mitu kuud varem pandud, ma ei mäleta mitte midagi, mis ma sinna kirjutasin ja nii äge oli kuulata seda. Et see no ongi, mul on enam-vähem samamoodi, kusjuures ma tõesti ka ei mäletanud, mida ma sinna kirjutasin, kusjuures kõik on tõsi, absoluutne tõsi, eks ole. Välja arvatud üks väike, ma ei olnud mitte, kui ma kannapöörde tegin, ei olnud mitte 53, aga tegelikult olin 52, okei, nii et jah. väike faktiline viga. Väike faktiline viga ja no naisterahvaste puhul on see väga-väga olulise tähtsusega, kui sa sellistes asjades eksid, eks ole. No see on Aga ka, noh, oli naljaks. see on lihtsalt number passis on ju, et me tunneme alati ennast tegelikult, see number seal nagunii ei ütle meie kohta mitte midagi, on ju. Nii on, absoluutselt. Ja tervitused siia ka Facebooki kohe, ma näen, et Riina meid juba vaatab. Tere, Riina, nii lahe. Minu traditsiooni esimene küsimus on kohe see, et kuidas sa ennast praegu tunned, kui me nüüd seda laivi siin alustasime? Ehm, Tunne on väga tore. Tunne on tõsiselt tore, et ma olen täna hommikul käinud juba oma tavalisel sellisel 2-tunnisel jalutuskäigul oma koeraga. See on minu nüüd juba 5 aastat selline minu elu igapäevane osa. Et kus ma siis, ma ise kutsun seda selliseks mõnusaks äriarenduskoosolekuks hommikul iseendaga, eks ole. Et, et kus ma siis mõtlen oma mõtted läbi ja mõtlen oma päeva läbi ja mõtlen kõik need asjad ja noh, eks ma natuke mõtlesin täna meie selle vestlusele peale ka. väga äge. Palju sa oled üldse niimoodi laivis olnud inimeste ees? Ma mõtlen seda, et kas sul on mingisugust sellist ärevust või sellist tunnet ka sees või on see juba nii igapäevane, et lähme teeme ära, mis see siis ikka ära on? No ma olen pidanud olema laivis ja väga suurte ka rahvahulkade ees tegelikult oma eelmises elus, noh, see, mis ma nagu ennem olen teinud ja koolitanud ka päris selliseid mitmesaja inimeselisi gruppe. Aga nüüd on päris mitu aastat, ma olin 2020-ndast siis täitsa niimoodi vaikselt omaette peidus, ma ei tahtnudki väga inimesi näha, nii et noh, ütleme nii, et praegu nüüd ma tulin just oma uue brändiga välja veebruari alguses, edukas e-äri ja siis ma tegin laivi, esimese laivi üle Zoomi laivi, noh, see oli vist päris minu enda esimene Zoomi laiv, ja siis pärast ma need meistriklassi nagu need tunnid peale.
aga alguses oli, kui sa niimoodi küsid, siis tegelikult alguses oli ikka päris hirmutav. ma olin jubedalt närvis, jubedalt ennem seda esimest laivi. aga no sellega on nii mitu kordust sa teed, seda paremini sa ennast tunned, eks ole. jaa, väga lahe. Mis sind üldse motiveeris täna siia vestlema tulema? Tead, põhiline motivaator oli see, et ma tegelikult, ma arvan, et ma mõjun inspireerivalt ja võib-olla nagu annan kindlust nendele inimestele, kes ei julge nagu teha seda sammu. Et noh, kas välja tulla või oma selle kire suunas minna. Et ja see ka, et noh, tegelikult sa võidki ükstaspuha mis ajal elus teha kannapöörde, eks ole. sa võid olla 20, 30, 40, sa võid olla ka 50, õppida uusi asju, oma elu täiesti ringi pöörata pea peale, teha nii, et noh, ma arvan, et see võiks olla täna see, mida mina saan jagada. mm.. aga lähekski siis vaataks natukene sinu minevikku, sinu lugu, kust sa oled tulnud ja mis on sind toonud tänasesse punkti. Et 2020 oli küll selline väga suure kannapöörde aeg, aga kas enne seda on ka olnud mingisuguseid momente sinu elus, mis on pannud mõtlema natukene teisiti või suuremalt, et siin on elus midagi muud, sest tavaliselt meile öeldakse, on ju, käi koolis, saa hea töökoht, pere, kodu, pension ja nii edasi, et lähme mööda seda kindlat rada. aga meil mingi hetk tekib see tunne sees, et siin on midagi enamat, midagi on nagu puudu. et kas sul on olnud omal varasemalt ka mingeid selliseid mõtteid või ahaa, siis hetki? ja vaata, Armin, mina ei ole kunagi tahtnud sinna kindlale rajale üldse astudagi mitte. et, Mm. et ma olen käinud koolis, oma esimene haridus on mul Tartu Ülikooli Eesti filoloogia, mis ma siis sain selline 20-ndates ja hiljem ma olen siis teinud majandusmagistrikraadiga Tehnikaülikoolis 30-ndate lõpus. Ehk siis, aga ma ei ole kunagi tahtnud käia seda sisse trambitud rada pidi, ehk siis noh, nagu see, et sa lähedki, sul on kool ja siis sul on töö, eks ole, ja siis sa teed karjääri. ma olen alati pannud ennast elus nagu väga mugavustsoonist välja toonud, lihtsalt selleks, et õppida midagi uut. ja no selline pöördeline moment minu elus oli kindlasti see, kui ma 28-aastaselt sain kolmikute emaks. ehk Assaa. siis, ehk siis see pani nagu võib-olla mingid asjad elus paika, eks ole, pani nagu ümber mõtlema elus asju ja, jah, et ma arvan, et see on, et noh, tegelikult on see areng olnud noh, kogu aeg selline, et tänu nendele lastele sa tegelikult pead nagu kohanduma, sa pead õppima, sa pead noh, ise, ega me teame ju kõik, et laste kasvatamine pole mingisugune meelakkumine, eks ole. et see oli minu jaoks, ma arvan, et minu elu siiamaani kõige suurem väljakutse. Mm. ma läheks korra veel natuke tagasi, see tahe või ma ei tahaks öelda isegi tahe, vaid see mingisugune omadus, et panna ennast ebamugavasse või minna mugavustsoonist välja. kas see oli sul juba lapsepõlves kuidagimoodi sees või oled sa nagu vaadanud tagasi, et kas sa terve elu selline olnud või mingil hetkel hakkas see välja kujunema? tead, ma olengi nüüd väga palju mõtisklenud selle üle viimastel nagu päevadel võib-olla. et see on olnud kogu aeg ja, Mm. ja see on selline natuke nagu naljakas, et kui noh, pigem ma arvan, et täna nagu ongi nagu kaht sorti inimesi, ühed, kes on nagu hästi, noh, sa tead ju tegelikult, et sinu sisemine areng saab toimuda siis, kui sa oled oma mugavustsoonist väljas, eks ole. et kui sa oled mugavustsoonis, siis väga palju midagi ei, noh, sa teedki asju, sa oskad neid asju teha, eks ole. et noh, minu jaoks ma tean, et siis hakkavad asjad juhtuma. sa õpid uusi asju, sa pead lihtsalt õppima uusi asju, sa peadki lihtsalt tegema, sa pead nagu omandama mingisuguseid uusi oskusi, uusi teadmisi, eks ole. ja jah, see on nagu lapsepõlvest peale olnud. päris lahe. Ja
kui palju sa näed sellel omadusel rolli, et kui, ma tahaks öelda isegi, et nagu kui lihtsaks see on sinu elu teinud ja samas kui palju see on sind pannud olukordadesse nagu, et kas tõesti oli seda vaja nüüd või? no ütleme nii, et pigem on ta pannud mind olukordadesse, et kas tõesti oli seda vaja alguses. Aga hiljem on, hiljem, kui ma noh, nagu vaatan kõige selle peale tagasi, siis ma saan nagu täpselt aru. vaata, igaühe elus on ju selliseid hetki, et kui sa nagu vaatad sedasi avatud südamega, sa näed, kuidas mingisugused võimalused sinuni tulevad. ja siis on sinu asi, kas sa võtad need vastu või ei võta, kas sa lähed sellele tee peale või ei lähe selle tee peale. et ma olen hästi palju riskinud. mõned asjad on väga halvasti läinud, noh, pole lihtsalt läinud hästi, aga ütleme nii, et enamus asju on ikkagi päris hästi läinud. ja, ja ma ei saa öelda, et ma olen kõik need võimalused ära kasutanud või noh, nagu näinud neid võimalusi, et olnud avatud kõikide võimaluste vastu. aga ma arvan, et enamuse ma olen täna ikkagi ära kasutanud. nii lahe. ma tahaks puudutada seda kolmikute sünnihetkede Eestis. ma usun, et see tulla toime kolmikutega, sa pead hakkama ehitama mingeid süsteeme, mingeid strateegiaid, mis iganes asju. isegi kui sa seda nagu sel hetkel ei mõelnud seda sellisel kujul, aga sa pead leidma viisi, kuidas tulla kolme lapse, kes on samas vanuses, nagu kuidas selle kõige juures ise ellu jääda, või ütleme nii, mis võis anda päris hea tõuke ka sealt edasi ettevõtluses mingite asjade koostamise ja selle koha pealt. kõigepealt see, et mis oli toimus sinu peas, kui sa saad teada, et sul on kolmikud tulemas? vaata, mina ise et mina ise, no, no muidugi ma olin nagu rõõmus, eks ole, aga ega ma ei hoomanud seda. ma ei hoomanud seda absoluutselt mitte, mis mind nagu ees ootab. abikaasa, laste isa, seevastu hoomas tunduvalt selgemalt seda, mis hakkab nagu edasi meil juhtuma. muide, lihtsalt olgu öeldud, et abikaasa, laste isa, et mitte ainult siis meil ei ole 30-aastaseid kolmikuid, aga meil on ka 35-aastane suhe, eks ole, sellest 30 aastat abielus. ehk siis, ehk siis see, no vaata, Karmen, sul ei ole nagu valikut ka, eks ole. no Mm. mida sa teed, sa pead nagu kohanduma, sa pead kohanduma ja sa pead nende asjadega hakkama saama. ja noh, nagu sa ütlesidki, et see tegelikult loobki ikkagi sellise, sa pead looma mingid süsteemid, eks ole, sa pead nagu kuidagi, sa pead olema logistik, sa pead nagu kõik asjad ära organiseerima, eks ole. et noh, see on päris selline põnev väljakutse. kas sa mäletad neid esimesi aastaid ka, siis ma selliste väikestega, mina ei kujuta ette, kuidas on kolmega, kaksikutega on juba paras, et üks näiteks magab, teine on üleval, on ju, et kuidas seda režiimi, millal sa ise magad, millal see toitumine on ja mis iganes, et mäletad seda algusperioodi ka, et kuidas kolmega nagu kogu see režiim paika saada? ja mäletan väga hästi ja mäletan seda ka, kuidas kaks tükki oli tulnud marakratid ja üks tahtis nagu sellist rohkem privaatsust, eks ole, ja tahtis nagu rohkem omaette olla ja siis need kaks tükki lihtsalt ei lasknud, et kui nad olid alguses kõik selliselt ühes suures mees tegi siis neile niisuguse suure voodi, eks ole, nad olid seal suures voodis, üsna kiiresti sai aru, et meil oli vaja nagu üks eraldada sellest lihtsalt Mm. sellepärast, et need ülejäänud kaks tükki olid jubedad marakratid. aga tead, ma ei mäleta mitte ühtegi halba asja sellest ajast. ja ma võin isegi täna öelda, et võib-olla selle 3 lapse kõrvalt oli meil võib-olla paar magamata ööd üldse. Mm. Ehk siis ma arvan, et kuidagi nagu loodus paneb ise paika selle, et nad kuidagi ise nagu mingi asi nagu kohandus selles mõttes, et meil nüüd ikka päris hulluks ei läheks, eks ole, et noh, tegelikult on ikkagi nagu puhas rõõm olnud. väga äge. aga lähme siit selle karjääri peale nüüd natukene, selle ettevõtluse peale, ettevõtete aitamisest, süsteemide ehituse peale. et mis sind sinna üldse tõmbas? Mhm. Tõmbas
no kuidas ma üldse sinna sattusin, vaata, ma olen tegelikult lapsest peale selline hull organisaator olnud. Mhm. Organiseerisin koolis mingeid näidendeid, eks ole, ja noh, aga pigem ma ei olnud mitte see, kes oleks tahtnud seal näidendites olla, eks ole, aga pigem ma olin see nii-öelda see lavastaja. ehk siis ma arvan, et need on ja noh, vanima lapsena ma siis, mul on veel ka kaksikud õde ja vend, mis tähendab seda, et meil on see nagu suguvõsas sees, et tuleb nagu palju ja noh, ma olingi ikkagi nagu nende kantseldaja ja hoidja ja ma arvan, et need on juba nagu kuidagi mingid omadused, mis sul on nagu kuidagi tulevadki nagu lapsepõlvest, eks ole. Mhm. Aga noh, samas kuigi mul on 3 last, et ma ei ole kunagi identifitseerinud ennast kui noh, et ma olengi nüüd ainult ema. Et see, et noh, pigem on nagu see eneseteostus on mul nagu päris palju mitte käinud läbi nagu laste, aga pigem nagu läbi nende nii-öelda need töiste tegemiste või nagu nende, ma ei tea, said sa vastuse oma No päris, küsimusele? päris nagu jah, kuna sa olid sellises juba eluliselt sellises kohas, et organiseerida ja nii edasi, onju. ja siis see oli loomulik jätk sealt minna nagu seda tegema, mis sa siis tegema hakkasid. aga liigukski sealt siis võib-olla sellesse punkti, et sulle tegelikult ju meeldis see, mida sa tegid. Sa mõtled tööalaselt? tööalaselt, jah. Ja mulle on alati meeldinud see, mida ma teen. Mhm. aga ikka mingi hetk sa jõudsid punkti, mis oli siis 2020, on ju, kus sa tegid selle kannapöörde. räägi natukene sellest, mis sind sinna punkti viis. sest et noh, mõnikord on see, et sul tuleb nagu järsult midagi juhtub lihtsalt ja sa Mhm. teed selle muutuse, teinekord hakkab midagi kulmineeruma tasakesi ja siis kuule, ma enam ei saa, ma pean selle muutuse tegema. et kuidas sina jõudsid sellesse punkti ja siis sealt see otsus? Mhm. ma olen tegelikult olnud oma elus, oma tööelus erinevatel perioodidel ka ennem ettevõtja ja teinud mingisuguseid asju, eks ole, ja siis mingil hetkel läinud jälle, kui on hea pakkumine tulnud kuskile suurde ettevõttesse, eks ole. See 2020. aasta, et ma olin iseenesest jõudnud nagu sinnamaani, et ma olin ennast ikkagi natukene läbi põletanud, isegi mitte Mm. natukene, aga päris, päris palju läbi põletanud. et see firma, kus ma töötasin, oli hulgimüügifirma, et just selline, kes siis HoReCa sektorit, hotellid, restoranid, catering siis toiduainetega varustab. Ja ma olin ikka noh, kuna ma arvan, et ma vastutan nagu kõikide asjade eest, kõikide inimeste töö eest, eks ole. et siis ma arvan, et ma olin ennast lihtsalt sellega nagu hästi-hästi nagu nurka tõmmanud, sest võib-olla asjad ei läinud kõige paremini, noh tagantjärele vaadates, et seal oli palju selliseid strateegilisi otsuseid, mis oleks võib-olla pidanud tegema teistmoodi, eks ole. vastavalt sellele, mis siis nagu konkurendid tegid, aga jah, ja siis kuna ma olin päris läbi põlenud, siis me noh, kuna ja ka firmal ei olnud võib-olla mitte kõige paremad ajad, siis tegelikult omanikud tulid juhtimise juurde, eks ole. ja meie ühine kokkulepe ehk siis minu jaoks oli see väga hea, sest ma sain koondamise rääkisin endale välja selle, eks ole, ja sain siis väga mõnusalt olla kodus, et võtta aega maha. noh, muidugi see oli 2020. aasta algus, et me teame, mis kohe-kohe juhtuma hakkas ju tegelikult, kõik läks kinni ja noh, kui sellel hetkel oli selles ettevõttes üle 20 inimese tööl ja käive oli ikkagi kuskil 10 miljonit, eks ole, siis aasta pärast oli ja noh, ka täna on see käive võib-olla miljon ja seal töötab 2 inimest, eks ole, ehk siis tegelikult noh, ta jäi nagu päris halvasti kõigele sellele jalgu ja noh, nad ei suutnud ennast enam kohandada. jah. ehk siis mõnes mõttes oli see sinu puhul nagu universumi kingitus, koondame ennem ära, enne kui see jama seal hakkab nagu hapuks minema. Täna võib niimoodi öelda absoluutselt, et ma arvan, et see on üks nagu parimaid asju, mis minuga elus on üldse nagu juhtunud viimaste aastate jooksul. et minule andis see väga sellise, esiteks mul oli nagu väga hea puhver, eks ole, ja teiseks see andis mulle väga hea võimaluse, et ma sain aja maha võtta ja ma sain tõsiselt mõelda, mida ma tahan. et mida ma üldse tahan edasi teha. aga räägi natuke sellest, et sa jäid nüüd koju, on ju,
esimesed päevad, kuna said läbi põlenud, esimesed päevad läksid arvatavasti sellise puhkuselaine all, et taastuda. Ja siis mingi hetk on nüüd, et aga mida edasi? ja täpselt nii oligi. esimesed päevad ma väga nautisin. noh, muidugi ärkad hommikul üles ja mõtled, pekki, sul ei ole ka mitte kuskile minna, eks ole. et sa olid harjunud igal hommikul tööle minema, mis sest, et aeg-ajalt suve hommikul tööle sõites ma sõidan autoga tööle ja meil jalutab vastu siin postiljon, kes vilistab, eks ole, ja tead, kui kade ma talle olin. ma olin tema peale nagu tõsiselt kade, et ma oleks tahtnud ka olla suve hommikul see postiljon, kes jalutab ja vilistab, aga mina sõitsin kontorisse, konditsioneeritud kontorisse. et aga jaa, esimesed päevad ma võtsingi niimoodi mõnusalt, sealt mul tuligi see harjumus iga hommikuseks 2-tunniseks jalutuskäiguks Mm. looduses, kus sa nagu taastud mõnusalt ära. ja siis, kuna tuli tööpakkumisi tegelikult sama sektori ettevõtete poolt, aga kuna kõik see, mis nagu kohe toimuma hakkas, siis need diilid jäid katki ja noh, jälle nagu väga hästi minu jaoks, eks ole, sest noh, võimalik, et ma oleks nagu sel hetkel ikkagi nagu jälle tormanud kuskile pea ees. Mhm. jah, aga ja siis istusin maha ja hakkasin mõtlema, mis ma nüüd elust tahan. Räägi sellest protsessist natuke lähemalt. Et kas sa oled selleks ajaks, kas sa olid läbi näiteks mõelnud, ja ma toon nagu enda vaatenurgast natuke mingeid asju, et kui me hakkame mõtlema, on ju, mida me tahame, me alateadlikult hakkame ka juba lähtuma mingisugustest väärtustest, mis meil on päriselt nagu oluline elus. Et siis sellest lähtuvalt me liigume, et kas sel hetkel sul oli juba nagu teada oma väärtused või sa hakkasid lihtsalt tunnetuse pealt vaatama, mida ma teha tahan, et mis olid sinu nagu need kriteeriumid, mille järgi sa hakkasid valima, kuhu ma liigun? Mhm. ma, ma alguses ei valinudki. Kuna see oligi hästi segane aeg, siis ja vaata, siis hakkas nagu tekkima hästi palju webinare igasuguseid Mhm. ja noh, kõik oli ju veebis, eks ole. ehk siis ma hakkasin tegelikult neid kuulama. võtsin, mis vähegi andis kuulata, eks ole, ja ja noh, üks asi oli mul selge, et ma enam tegelikult ei lähe kellegi teiste unistusi täitma. Mm, selle mhm. ma otsustasin iseenda jaoks ära, et nüüd on ainult mina ise ja ma enam selle libeda tee peale iseenda jaoks nagu ei lähe. Ja siis sealt ikka hakkaski nagu vaikselt kooruma, et ma mäletan, ma võtsin seal Timo Porvali digiturunduse, noh, see valdkond oli mu jaoks nagu tegelikult vähekene selline, mida ma ei tundnud, eks ole. ja hakkasin siis sealt pealt lihtsalt minema. Ja kuidas lõpuks see selgus tuli, et mida ma teen, mida ma siis hakkan? Räägi natuke sellest ka. Mhm. sest jah, sellel hetkel on ju, et kui me ei tea, vaata, mida ma tahan, siis ma hakkan võtma kõike, mis on ju. proovin seda, proovin seda, proovin seda, lihtsalt see nagu mingil hetkel ta nagu jah, kõnetab, on ju, tekib see tunne, oh, kuhu tahaks seda proovida. jah. aga siis hakkab tekkima see info hulk ja nüüd tuleb hakata seda info hulka ka siis sorteerima, kuhu ma siis Mhm. nüüd lähen ja mida ma siis teen. Mhm. vaata, Armin, ma olin juba nii palju neid asju elus enne proovinud, eks ole, Mhm. et mul väga palju sellist asja, et noh, et mingi asi, mida ma nüüd ei oleks väga proovinud või et sellist olukorda väga palju ei olnud, ütleme nii. et aga tõepoolest see digiturundus oli teema, mis mulle nagu kõrva jäi ja hakkaski mind noh, kuskile kuklasse. muidugi, kuna mul on selline see tehniline külg on mul alati päris tugev olnud, siis ma mõtlesin, et okei, ma teen kõigepealt valmis iseenda kodulehe. võtsin mingid Youtube'i videod ette ja tegin, noh, mitu korda tegin ringi, eks ole, firma oli mul ka juba päris pikka aega tegelikult olemas, juriidiline keha. mitu korda tegin ringi ja lõpuks ma sain aru, et okei, aga mulle tegelikult nagu meeldibki neid asju teha. et Mm. mulle tõesti meeldibki ja kuna see kaubanduse pool oli mul ka nagu väga tugev, siis ma jõudsingi sinnani, et ma aga järsku pakukski sellist e-poe ja kodulehe tegemise teenust. ja sellest ma hakkasingi peale. Lahe. Ehk siis tekkis endal huvi, enda katsetamine on ja siis vaatasid, et see on tegelikult päris äge asi. Ja sealt tuli idee hakata seda teenusena pakkuma. jah, Sain ma õigesti aru? ma ei teadnud üldse, kuhu ma lähen ja ma ei teadnud, kes on mu konkurendid ja ma lihtsalt hakkan vaikselt nuusutama seda asja. Ja kuhu see sind tänaseks toonud on? Tänaseks on, vaata, kui sa nüüd hakkad seda, noh,
tegelikult mida see inimene tahab, kes su juurde tuleb, kas ta tahab e-poodi ja kodulehte mm? -mm. Ta tahab tegelikult oma tooteid ja teenuseid müüa veebis. jah. ehk siis, ja vaata, see on nagu suur ja oluline vahe. Ja see on selles mõttes suur ja oluline vahe, et kui ma siis hakkasin aru saama sellest, noh, mida siis teevad nagu konkurendid ja mida siis, noh, sest mul oli enda jaoks väga selgeks mõeldud, vaata, ma olin istunud oma elus piisavalt palju seal teisel pool lauda tellija rollis. Et kui su vastas on see nii-öelda patsiga poiss, ta ei ole täna patsiga poiss, eks ole, aga, ja sina oled see tellija, töötellija ja ta räägib, sa ei saa poolest jutust aru. Ja no aga kes meist tahaks ennast nagu lollina tunda, nagu mitte keegi, eks ole. Jep. Et no minu jaoks nagu punkt üks oli see, et ma räägin oma klientidega nii, et nad aru saavad. Ma teen selle asja nagu hästi lihtsaks. Ja no seda ma olen ka teinud. Ehk siis eesmärk ei ole mitte nagu on ju oma teenust inimestele maha müüa, vaid aidata inimesel saada selgus, mida ta tegelikult tahab, mis tal vaja on. Ja sarnaselt nagu, sellest ja sellest peabki nagu, tegelikult peaks kõik kodulehe e-poe tegijad sellest alustama. Ja tegelikult see inimene ei tea, mida tal vaja läheb, sest tema tahab, jah, ta tahab seda oma toodet või teenust veebis müüa, aga ta ei tea, mida et ta vajab sinna mingit Google'i, ma ei tea, ühesõnaga kõikvõimalikke liidestusi, et ta üldse nagu nähtavale tuleks. Ja noh, ega alguses selle kodulehe e-poe tegemisega, et no ongi nagu mu taust sai mu nagu päris kiiresti kätte. Et sa ei paku mitte seda tehnilist asja ülesseadmist, aga tegelikult inimestel on vajadus hoopis millegi muu järele. see on nii lahe, siis see oli kindlasti sulle endale selline lahe avastus ja taipamine on ju, et alustasid alguses sellest, et oh, kodulehed ja siis avastad, et kuule, see on ainult üks vahend, aga tegelikult miks nad nagu tahavad seda, Jah. see on palju suurem. Jah, nii on. Oligi nagu, see oli mu jaoks tõesti selline okei, aga noh, tegelikult kui sa sellest aru saad, eks ole, noh, väga paljud ei saa sellest aru. Ja noh, ega ongi, aga noh, täna see teenus on ju niisugune, nagu ta on, et see on, noh, ja see on igal pool, mul esimese asjana tuleb näiteks see üles, et trenni tegemine, et sõber ütleb, et lähme trenni tegema ja sa tegelikult ei tea nagu, miks sa üldse lähed sinna. Miks sa lähed seda trenni tegema, mis see sulle annab? Et kui sa saad ise nagu paika, okei, ma tahaks võtta kaalust natuke alla või tahaks paremasse vormi saada või mis iganes on, siis see treening on see vahend, aga kui sa lähed lihtsalt sõbraga kaasa, sa lähed midagi tegema, aga sa isegi ei tea nagu, miks sa seda teed. Et mingil määral läheb, noh, ma ütlen, seda saab igal pool samamoodi kasutada, et sa jah. teed midagi, sest nii tehakse, aga miks sa seda teed? Ma ei tea. Jah, see on väga äge asi, et sa praegu selle välja tõid, sellepärast et noh, üks asi, millest ma olen ka nagu elus alati lähtunud, on see, et ma küsin enda käest just nimelt, miks ma seda teen. Mhm. Et noh, on see siis äri, on see noh, see miks sa teed üht või teist asja on tegelikult oluline, et sealt võivad hoopis teised asjad välja tulla, eks ole, et Nii on, nii on. Mis on olnud selle teekonnal, kui nüüd 5 aastat vist juba varsti on ju, ongi umbes 5 aastat vist. üle 5 juba. jah, et mis on olnud suurim väljakutse sinu jaoks sellel teel? Kindlasti on suurim väljakutse olnud stabiilsuse saavutamine. Et Mhm. noh, kui ma ikkagi alguses alustasin, kuidas ma seda üldse alustasin, et noh, kui sa teed otsuse enda jaoks ära, eks ole, no mis sa järgmiseks, sul on kliente vaja, eks ole. No kus sa neid kliente leiad? Et sul ei ole portfooliot, sul ei ole mitte midagi, sa konkureerid turul nende patsiga poistega, kes teevad asju nagu ülikiiresti, eks ole, panevad siia koodijupi, panevad sinna koodijupi, eks ole. Ehk siis esiteks oli mu jaoks nagu oluline see, et ma ikkagi saaks natuke aimu ka, mis asjad need koodijupid on, eks ole, et selleks ma võtsin front-end arendaja kursused. Aga ja noh, teine selline oluline, no kus sa neid kliente leiad? No Armin, no kus sa leiad kliente, kui sa oled täiesti uues sektoris, täiesti uues valdkonnas, eks ole, sul pole midagi ettegi näidata peale just, selle õnnetu kodulehe, mida ma olen tänaseks
200 korda ringi teinud, eks ole, et noh, sa pead kuskilt leidma, mida mina tegin. Mina tegin niimoodi, et selleks, et tasuta, noh, ma tegingi nagu tasuta tööd, läksin oma juuksuri juurde, vaatasin ka koduleht nagu kehva, mingi 20 aastat tagasi mm. tehtud. Läksin, ütlesin, kuule, ma teen sulle tasuta, mul on vaja portfooliot, eks ole. Järgmiseks läksin oma kosmeetiku juurde rääkisin täpselt sama jutu ja niimoodi need tulidki. ütleme nüüd nii, et ma ikka päris nagu 10-20 tööd portfoolio jaoks tegema ei pidanud, et sisuliselt mul ikkagi kolmas töö oli juba suur e-pood ja mille eest mulle ka raha maksti. Ja see oli sul omale tegelikult väga hea praktika ka, on ju, see tasuta, et ongi ennem kui ma küsima tahan, vaata, kas ma suudan teiste jaoks ka midagi valmis teha. Enda jaoks on üks asi teha, sest sa tead, mida sa tahad ja sa hakkadki nagu katsetama, okei okay,, kas mulle see meeldib, see ei meeldi. Mhm. mulle meeldib ka nagu kodulehtedega nokitseda ja teha, aga kui ma mõtlen, et ma peaks tegema kellegi teise jaoks, see on hoopis teine, sa pead nagu kuidas ma ütlen, aru saama, mis on tema soov täpselt selle kujunduse koha pealt, sõnumi koha pealt ja nii edasi. Et läbi selle tasuta tegemiste sa said ka seda praktikat. ja ma Jah. mäletan, kuskil oli sotsiaalmeedia mingisugusel koolitusel rääkis ka eh, enam-vähem sama asja, et kuidas alustada. otsi sotsiaalmeediakontod, kus sa näed, et sa saaks seda paremaks teha. ongi mingi pildid, asjad ja võtagi nendega ühendust. kuule, ma vaatasin, et teil on siin see, et ma pakuks praktikale, et aitan teil nagu seda korrastada, et sa tegid põhimõtteliselt sama asja ju. Ja ma tegin põhimõtteliselt sama asja, ma tegin oma tuttavate peal. Õnneks nad olid väga jutukad tuttavad kõik ja rääkisid kõik oma tuttavatele, eks ole. Okei. ja noh, sealt hakkas see asi tulema ja noh, vaata, üks asi veel, et täna on ju noh, mis on ka veel oluline, on see, et vaata, täna on ikkagi see valdkond, kuhu ma läksin, eks ole, tegema, et minu konkurendid polnud tegelikult väga head suhtlejad ja noh, täna on ikkagi väga palju, on meil ju ka ikkagi tellijateks selline põlvkond, kellele meeldibki, kui sa talle helistad ja kes tahabki läbi Zoomi suhelda ja kes ei taha lihtsalt kribada seal niimoodi, et kirjuta Messengeris kiire vastuse. Et see oli ka minu jaoks nagu üks minu tugevus, mulle meeldis suhelda, selleks ajaks mulle juba jälle meeldis inimestega suhelda et mulle meeldis suhelda, ma rääkisin inimestega ja noh, see on nagu siiamaani tegelikult on see räägi inimestega. Et see oli see, mille poolest ma eristusin nii-öelda nendest enda konkurentidest. Julge ennast nähtavaks teha, et see on jah, see sõnum, on ju. jah. kui palju mängis sinu puhul rolli, sest et see stabiilsus on ju turvatunne. kui palju mängis rolli hirm üldse, et kas ma saan sellega hakkama, kas ma tegin õige valiku, et nagu tulla ja hakata ise looma, et kas sul oli ka selliseid hetki, kus raha nagu ei tulnud peale ja on see, et kas ma ikka valisin nagu õige tee, mis siis, kui see ei õnnestu, mis siis, no mis iganes, vaata need hirmumõtted tulevad, kas sul oli sellega ka tegemist või ei olnud? Väga vähe. Et noh, ma teadsin ka alati seda, et kui ma peaks mingil põhjusel, jah, kui tõesti ma ei saa nagu materiaalselt hakkama, eks ole, et siis ma võin ju iga kell ma võin ju hakata kellelegi, noh, mingit hoopis nagu teistlaadset teenust, ma ei tea, kasvõi tõesti nagu seda, et mul oli ka varasemast ajast väga palju tuttavaid, eks ole, kellele ma noh, antud sektoris, et noh, ma oleks saanud nagu seda oma portfooliot, mida ma üldse teen, kasvõi sedasama äristrateegia alast, eks ole, laiendada, minna pakkuda oma teenust, ka seda digiturundusalast teenust. aga mul ei ole siiamaani selle 5 aasta jooksul, jah, nüüd, kui ma alustasin eduka e-äri brändiga, siis ma tegin esimest korda üldse Facebooki reklaami. Mm. ei ole pidanud siiamaani nagu, ma ei ole pidanud isegi mingit reklaami tegema. noh, et mingid asjad on lihtsalt iseenesest läinud. mina ütlen seda ka, et noh, järelikult sa teed õiget asja, lihtsalt asjad nagu sujuvad, vaata. ma näen huvitav, lihtsalt mul on enda jookseb mingisugune pilt kokku, see, et sa oled lapsest peale olnud hästi uudishimulik ja julge väljumaks mugavustsoonist, sest mugavustsoonis me olemegi hirmu pärast jah, tegelikult. ja kui meil on hirm, siis meie energia on kinni põhimõtteliselt ja asjad ei liigu, energeetilised asjad ei liigu ja kui sa julged teha kogu aeg, siis võib öelda, et kogu universumi vägi tuleb sinu selja taha ja lükkab sind, et vaadates, kuidas sinul asjad nagu sujuvad, siis see ongi see, et sa oled julgenud valida ja kui sa julged valida, siis universum ütleb
tahad minna sinna? Davai, ma tulen ja teeme ja paneme selle tööle. jah, nii ongi ilmselt. et seda on nagu hästi lahe kuulata, seda sinu lugu, kuidas universum toetab põhimõtteliselt sinu samme. ja just sellepärast, et sa julged teha. nii lahe. ja ma aru saan siis täna see, mis sind, võib-olla sa võid natuke rääkida ka, et mis sind siis täna nagu särama paneb. ma tahaks isegi küsida niimoodi, et lisaks selle kodulehtede ehitusele ja sellele tegevusele, mis sa teed, mis sind täna üldse särama paneb? Mm. Vaata, seal kodulehtede tegemisega mul saigi väga kiiresti ka selgeks seda, et ma tahan, noh, mida ma nägin ka oma nagu selle missioonina, on tegelikult see, et sellest lihtsalt selle lehe tegemisest ei ole mitte kellelgi abi. ehk siis võib juhtuda see, et sa teed selle e-poe valmis ja sul nagu, sa ei planeeri mitte ühtegi senti turunduseks, eks ole. Et siis sa oleks nagu kuskile Võru metsa teed poe ja siis teed uksed lahti ja ütled, nii, nüüd tulge kõik, ootame Tallinnast, ootame eriti neid külalisi, eks ole. et no seda ei juhtu. ja noh, kuna täna on selle ettevõtlusega alustamine nii lihtne, et siis tihtipeale jääbki sellest ärilisest kompetentsist või nagu sellest ärijuhi Mhm. kompetentsist puudu. Ja täna mina olen võtnudki endale siis selliseks väljakutseks, minu missioon on tegelikult ettevõtjaid aidata nende veebiärid ja üldse nagu äri toimima saada. väga äge. Ja see mul tuli, paneb, no, mul paneb nagu silma väga särama see, kui ma näen, et keegi on, ma olen kedagi aidata saanud ja keegi ütleb, oh jess, sa andsid mulle nagu nii hea idee, ehk siis teiste inimeste aitamine sisuliselt tegelikult. jah, see on suurim kingitus, seda osta ei saa. meil oli just eile ühe ettevõtte koha pealt siin oli tiimikas, kus me rääkisime nendest samadest asjadest, see väärtuse loomine teistele, et me tihti mõtleme, et me peame tegema füüsiliselt mingit ise nagu midagi ehitama, looma, ehk siis nagu materiaalne, aga samas, kui me mingi ideega saame teisele olla kasuks, lihtsalt anda õigel hetkel see õige mingisugune mõte talle, mis muudab temal midagi. ja seda ei saa osta, see tunne, mis tekib sees. ma olin kellelegi lihtsalt, ma lihtsalt rääkisin seda, mis ma nagu tean ja inimene sai sellest kasu, et parim kingitus üldse. Ja nii on ja mind pani võib-olla natuke rohkem mõtlema selle peale, kas Seth Godini mingi raamat oli, eks ole, kus ta ütleski, et noh, mõtle nagu tõsiselt, et kui sina nagu praegu seda inimestele ei räägi, siis ei räägi nagu mitte keegi, eks ole. Mhm. Ja see oli minu jaoks selline okei, ja noh, tegelikult niimoodi ongi, et ja noh, sellest ajast peale ma iseenesest hakkasingi, noh, et ma otsustasin, et ma teen suu lahti, tulen välja ja räägin nendest asjadest lihtsalt kõva häälega. mul tuli hästi lahe analoog jälle sellega, et kodulehe tegemine üksi ei piisa, see on samamoodi, toome jälle jõusaali näite. et kui inimene tuleb, tahab nagu ennast vormi ajada, siis ma annan talle lihtsalt komplekti antleid, ütlen, näe, ja, olemas. siis põhimõtteliselt sama, ja et ma täpselt. teen kodulehe, aga see, mis sinna juurde käib, et mis siis harjutusi teha, millal teha, kui palju teha, kuidas toituda ja kõik see, kogu see komplekt. ja siis ta vaatab neid antleid ja ta võib endale rohkem viga teha ja nii edasi. et noh, kodulehega vast ta endale viga ei tee, aga point on see, et kuskile ei jõua ka, kui see lihtsalt seisab kuskil internetis, millest mitte keegi mitte midagi ei tea. ja vaata, ongi nagu sa noh, tegelikult ongi, noh, täna ma näengi oma missioonina nagu seda, et ma annan lisaks sellele kodulehele, ma annan selle tausta või noh, nagu selle teadmise, et mida sa pead tegema selleks, et see äri nagu tööle panna. Mhm. aga räägi natuke sellest siis, kes on see sinu sihtrühm, et ütleme, need on siis ettevõtjad, nagu ma aru saan. nüüd, kus kohas ta peaks olema oma siis teekonnal, kas ta on alustav ettevõtja, on ta ettevõte, kes tahab oma siis äri laiendada või kes on see täpselt sinu sihtrühm, keda sa otsid? Eh, pigem on see ettevõtja, kes on juba mingi aeg tegutsenud, et ja noh, ma tean, kui raske on alguses seda oma veebiäri käima saada. Et väga vähestel läheb see esimese 2 aastaga, on nagu need e-poed tööle, eks ole. et, et noh, pigem on see nagu jah, ettevõtja, kes on juba mõnda aega tegutsenud ja ei ole oma tulemustega rahul. Mhm.
eks ta on ise saanud katsetada, ta on näinud neid kitsaskohti, tal on see why, nagu see miks nüüd olemas on ja miks mul on seda vaja, sest kui sa lähed alustava ettevõtja juurde, ta ei saa võib-olla arugi, et miks tal mingeid asju vaja on, siis sa pead hakkama talle selgitama kõigepealt, aga nüüd, kui inimene on käinud läbi need sammud, kolistanud ise ämbrid läbi, siis ta teab, et näe, mul on tegelikult seda vaja, seda vaja, seda vaja, seda vaja. ja siis tuleb Margit, ütleb, näe, et mul on see. ta saab täpselt aru, okei okay,, see pusletükk siia, see pusletükk siia, see pusletükk siia. et sul on vähem eeltööd ja inimene on valmis rohkem tegutsema ja valima neid tööriistu, mis sul on. ja, ja vaata, nüüd ma olengi, kuna noh, mina olen nagu väga-väga selles veendunud, et üks hea äri hakkab üldse nagu strateegiast. Et Mhm, noh, vaata, strateegia on, ütleme nii, et noh, enamus meie mikroettevõtjate jaoks on ta selline, no see on midagi niisugust, mida teevad suured ettevõtted, eks ole, kellel on noh, mega palju seal töötajaid, panevad kokku aga tead, mina ütlen, et sel väikeettevõtjal, mikroettevõtjal on vaata, et veel rohkemgi vaja seda strateegiat, et mhm, seda suurt pilti ette. Sest noh, täna ongi vaata, tihtipeale alustatakse selle ettevõtlusega, mul on mingi hobi, mida ma noh, või ma tahan, noh, ma ei tea, ma õmblen kodus, siis ma tahaks oma neid õmmeldud kleite müüa e-poes, eks ole, ma koon mütse, ma tahaks e-poodi teha endale. ma noh, ma oskan midagi, pakun noh, mingisugust teenust, eks ole, noh, kasvõi sedasama coaching'u teenust, aga vaata, häda on selles, et ei ole sellist suurt pilti ei näe, et inimesed ei mhm, näe nagu suurt pilti ja noh, ega seal ei olegi midagi nagu pahaks panna, et vot noh, see on nüüd see on nüüd valdavalt nagu see teadmine, mis antakse seal ärikoolis, et nii hullusti, kui see ka ei kõla, eks ole, aga no tegelikult on see teadmine ja see strateegia ei ole ju iseenesest mitte midagi muud, kui see on plaan. See on väga korralik plaan sul nagu suurema eesmärgi saavutamiseks. mhm. noh, Ja jah, et ma ise nimetan seda nagu eduredeliks, et näiteks ma tahan katusele ronida, on ju, mul on vaja neid pulkasid sinna vahele, kui mul on lihtsalt kaks püstloodis pulka, mis viivad katusele, ega ma ei roni sinna katusele. ja, on ju, ja kui need vahed on hästi suured, siis samamoodi mul on ja, hästi raske sinna minna, aga ma tean, ma tahan katusele minna, ta hakkab sellest pihta, mis on see suund, on ju. ja nüüd plaan ongi see, et need vahepulgad tulevad sinna vahele ja mida ja, väiksemateks need sammud lähevad, on ju, siis mida täpsemalt ma ikka saan, seda lihtsam on mul liikuda. mul on järgmine samm, järgmine samm, järgmine samm. et, ja. et see on sama asi. jah, ja vaata, see strateegia on ju tegelikult on ju nagu süsteem, eks ole. just. sul on seal kliendid, sul on seal konkurendid, sul on nagu ja iga asi on nagu millekski vajalik, et sul on seal võib-olla mingi 10 komponenti, 10 kastikest, eks ole. ja iga asi on noh, kui sa oma kliendid kirjeldad, siis sa saad sinna punkti, eks ole, seda on nagu selleks vaja. sest noh, vaata ise tegelikult algaja ettevõtja, no üleüldse ettevõtja keskel on see ettevõtja ja siis on ümberringi on meil nagu hästi palju, on Instagrami mentorid, on Facebooki spetsialistid, on Google Adsi spetsialistid, eks ole, siis on meil seal LinkedIni mentorid, siis on meil seal, ühesõnaga kõik need on ümber selle ettevõtja ja igaüks ütleb sulle, et tead, vaata, ma teen su nähtavaks, ma annan sulle nagu kõik asjad, noh, tegelikult ei tee ju et sa pead suutma nagu ettevõtjana seda suurt pilti näha. Et sa saadki aru, sul on enda jaoks asjad selgeks mõeldud, et kui tuleb see Facebooki spetsialist ja ütleb, et noh, teeme nii, et iga kuu 500 või 1000 eurot, eks ole, paned sinna sisse, sa saad oma müügid tööle. No ei saa, no päriselt ka ei saa. Et sa pead ise ettevõtjana olema see, kes näeb seda suurt pilti ja sina otsustad siis aga noh, kui sul nagu seda teadmist, kui sa näiteks ei tea, kes su klient on kõik Eestimaa inimesed või siis noh, konkurendid, no ei tea ka oma konkurentsi tugevusi, no siis sa oledki nagu, sa oled hädas tegelikult. mul tuli hästi hea analoog praegu sellega, et sul on põhimõtteliselt nagu bingomäng ja et edukalt läbi lüüa, sa pead täismängu võidu saama. jah, nii et on. sul on need, et kui sul on nagu Facebooki strateegia, Instagrami strateegia on ju, need on kõik mingisugused, et kas sa tahad nüüd ainult nurkade mängu saada, mis jah, on siis mingi väike osa ainult sellest ettevõtte edust, või sa tahad täismängu võitu saada, jah, tunne oma klienti, tunne konkurente, jah, kõik see, et kui jah, sa saad selle
mänguvälja nagu paika, nüüd hakka mängima bingot, et sul ja, saaks kõik ruudud täis. ja nii on ja, aga sina pead olema see, kes ütleb, mida teha, eks ole. ja just, mitte, et sa ise mitte lood ei selle. ütle, mitte need mentorid ei ütle sulle, mida sa tegema peaksid, aga sa pead nagu oma äri nii hästi tundma, et sa saad aru, et sina ütled seda, eks ole. just. ehk siis kui mina näiteks, toome näite, et ma olen ettevõtja, kes on siis juba oma mingi online veebipoodi näiteks käima tõmmanud ja mul ei ole see tööle läinud. Ja ma mõtlen, okei, Margit äkki saab mind aidata. Kuhu sa viid mind? Mis on see tulemus, mis ma saan? Ja mis see kas sa oskad ka nagu võib-olla aega öelda, et näiteks kui palju võiks aega minna, sa alguses tõid välja selle, et 2 aastat võtab kuskil aega, et veebipood hakkaks nagu tooma tulu, on ju. Et kui juba on äri, see alustala on juba olemas, aga nüüd, et saaks sellega edukaks, et kuhu sa viid ja kaua see aega võiks võtta? Mhm. mina õpetan seda äri, seda strateegiat koostama. Mhm. Ma õpetan sulle seda, ehk siis sellele ettevõtjale, et, et noh, tal ongi vaja enda jaoks kõik need asjad läbi mõtestada, ära kirjeldada, mitte ainult mõtestada, tehagi tehniliselt, sa peadki tegema selle plaani. Sa pead jälgima igakuiselt oma tulemusi, sa pead teadma, kuhu sa lähed. Et mina õpetan seda ja kui need plaani või noh, nagu kui see strateegia on paika pandud, siis tulevad ka tulemused. paraku niimoodi see on. Mhm. Väga äge. Tihtipeale on vaata äris on ka niimoodi, et isegi noh, mida ma olen kohanud, kuna ma olen nii palju, ma olen nüüd ka hästi palju teinud intervjuusid enda klientidega, eks ole, ma tegin ka oma selle esimese meistriklassi ja noh, eranditult kõik osalejad ütlesid, et no tegelikult nagu kui me isegi teadsime neid asju, me ei olnud, esiteks me ei olnud teinud neid asju, teiseks me olime teinud valikuliselt neid asju, noh, need asjad lükkad kõrvale, mida sa väga ei viitsi teha, eks ole, mõtled, et ah, mis sa ikka, las ta olla, küll kuidagi ikka saab. et noh, nagu selle kompleksse nagu pildi nägemine, eks ole, ja selle tegemine valmis. Väga äge. Mm -hmm. Ja kust inimesed sind leida võivad, et kui tekibki huvi sinu tegemiste vastu? mul on selline veebileht nagu Edukas e-äri, see on nüüd kus ma siis olengi nii julge, et oma nime ja näo ja teadmistega ja kõige sellega välja tulnud. ehk see Edukas e-äri ilma täpitähtedeta .ee ja seal on mul siis infot nii minu enda kohta, nii minu tegemiste kohta, nende teenuste kohta, mida ma pakun ja, ja ka selle tulemuse kohta, mis sealt siis välja peaks tulema. Ja nüüd ausalt, kui palju kordi seda lehte siis ümber tegid, et sa alguses siin rääkisid, et sa hakkasid, tegid mitu korda ümber, et kaua sa ei, seda lehte teinud oled, mitu korda seda ümber tehtud on? seda lehte, see ei ole mu esimene leht. Mhm. Tegelikult ma ennem, kuna juriidiline keha on nimini OÜ, siis mul on nimini.ee ka ja vaat seda lehte ma olen nüüd mitmeid kordi Okei. ringi teinud. et see leht, mis on nüüd see Edukas e-äri, see tuli nagu naks, vaata, seal ma olin juba nii palju nagu kogemusi ja lisaks sellele mul on nagu väga tore abiline ka, et mul on elus nagu väga hästi vedanud kõikide assistentidega ja enda nagu abilistega terve elu noh, nagu kogu aeg elu vältel. ja no täna on see minu parem käsi ja minu abiline on tegelikult üks minu tütardest, mul on 2 tütart, 1 poeg, eks ole, see komplekt, mille omanikuks ma siis sain. et üks tütardest, kes elab Hispaanias ja ta on kuna ta copywriting uga tegeleb, siis ta on nagu selle teksti ja kõik selle sinna pannud, nii et noh, seal ei saa öelda, et ma oleks nagu üksinda teinud, et seal on nagu abilisi veel olnud. Mis on sinu suur visioon sellega, mida sa teed praegu? Oled sa mõelnud selle peale, kuhu sa tahaksid jõuda, mis on see maailm, mida sa näha tahaksid? no ma tahaks näha, et inimesed, kes ettevõtlusega alustavad, on tegelikult enda jaoks selgeks mõelnud väga 4 olulist asja. kõige tähtsam asi, miks nad seda teevad, miks nad üldse seda teevad, eks ole, sellepärast et sellest hakkab nagu kõik pihta. teiseks, mida nad teevad. Mhm.
kolmandaks, kellele nad teevad ja neljandaks, kuidas nad teevad. Ehk siis nagu 4 olulist asja ja usu mind, kui need 4 olulist asja on sellele ettevõtjale selged, siis, siis ta saab selle äri tööle. Siis ta saab oma e-äri, noh, täna on ka kõik äri on e-äri, et noh, kus sa ikka oma teenus, valdavalt müüd sa veebis, eks ole, oma teenuseid. Aga noh, minu visioon on see, noh, maailm on parem paik et inimesed on õnnelikumad, kui nad oma ärid saavad ilusti tööle, kui nad tahavad, nad teavad, miks nad mingisuguseid asju teevad ja maailm on kindlasti parem paik. hästi hea küsimus tuli ka siit chatist. oskad sa soovitada mõnda head, siin on kohe ülihead strateegiaraamatut, sest algajal on seda plaani ilmselt keerulisem läbi mõelda. Mm -hmm. Strateegiaraamatuid, tead, ma ei soovita nagu strateegiaraamatut. tegelikult on üks äge strateegiaraamat, ma praegu ei oska öelda isegi, kes, või sa suuda, mul on nimede peale kehv mälu, on Sinise ookeani strateegia. See on ka päris mitmeid aastaid tagasi, aga Sinise ookeani strateegiaga tuleb välja. Et see on nüüd natukene võib-olla teise nurga alt, et see on sellisel moel, et sa ühesõnaga sa nii-öelda ei konkureeri ainult hindade pärast, aga sa otsid endale nagu võib-olla ettevõtjana teisi väljundeid, et sa mitte ei ole nüüd selles hinnakonkurentsis ainult, aga sa otsid nii-öelda neid uusi, neid ookeane, kus siis see konkurents on nagu mitte nii tihe. Aga strateegia kui niisugune, et mina soovitaks isegi võib-olla mitte nüüd sellist, need raamatud kipuvad olema tihtipeale hästi kuivad, tegelikult. Aga keda ma nüüd soovitaks võib-olla jälgida, kes on väga tugev strateeg, on Alex Hormozi, kes LinkedInis, Instagramis, igal pool ja võib guugeldada ka, et tema kohta, noh, tal on hästi palju ka avalikke, noh, mingeid videosid ja selliseid, et tema räägib väga ägedalt, kuidas tema on, ta ei ole strateegia koolitaja, aga ta räägib väga ägedalt oma äride ülesehitamisest ja kuidas seda teha detailselt, väärtuspakkumisi, kõike seda. Nii et see võiks olla selline, mida otsida. väga hea, aitäh sulle. Minu viimane küsimus oleks sulle lähtuvalt sellest, mis meil täna siin jutuks tuli, sest et kui me alustame, näiteks võtamegi selle e-äris praegu aluseks, et me alustame sellega ja kui tulevad takistused ette, inimesed on valmis suht kergelt nagu lahti laskma. ja kui sa ütled, et statistiliselt kuskil 2 aastat võtab aega, et äri käima saada, väga paljud selle jooksul juba loobuvad ja annavad alla. mis oleks sinu nõuanne, et inimene tuleks sellest välja võitjana, et ta ei läheks nagu see 2 aastat, et mis oleks see, mis motiveeriks teda jätkama ja viima oma unistust täide? Siin on 2 asja. Esiteks mõtle hästi selgeks endale, miks sa seda teed. Hästi-hästi selgeks, miks sa seda üldse teed, eks ole. Ja teiseks on see, et ümbritse ennast inimestega. Vaata, meil on selle mikroettevõtjana oleme tihtipeale nagu üksinda. Ja üksinda on jube raske selliseid asju ületada. Sa oledki nagu oma võtetega üksi, eks ole, sul on jube raske ja keeruline. Ehk siis ümbritse ennast samasuguste inimestega, samasuguste mikroettevõtjatega, kas siis mõnes grupis näiteks, eks ole, saage lihtsalt kokku, mitte ainult kirjutage Messengeris, aga saage lihtsalt kokku ja arutage neid asju. Et 2 pead on 2 pead. Tuleb mingeid häid ideid, mõtteid, põrgatage neid asju edasi-tagasi. Ja noh, sa pead olema ise ikka kindel, et sa väga tahad seda teha. Ehk siis miks sa teed, see annab selle motivatsiooni ja ära jätta ennast üksi. Just. See on see, kus on kerge käega lüüa, sest sul ei ole kõrvalist tuge toetada. Jah. Väga hea. Sinuga oli super vestelda, ma sain isegi siin huvitavaid mõtteid, loodan, et vaatajad-kuulajad saavad ka siit ja kui mingi asi kõnetab, siis jaga ja jagagi seda, et mis sa võtad täna siit kaasa,
et kui sa vaatad meid järgi, et mis on see mõte, mida sa endaga kaasa võtad ja mida sa praktiseerid, kui sa oled juba selles ettevõtja teekonnal, et mida sa siis kasutad ja mida sa võtad endaga kaasa. ja siis Margit, sulle aitäh, et sa valisid tulla, jagasid oma mõtteid, soovin sulle kergusega lendamist. olgu see universum veel rohkem sulle seal taga toeks sinu valikutes ja mis veel kõik võimalik on. ja aitäh, Armin, kutsumast või noh, ühesõnaga jah, kutsumast siis ikkagi kutsumast, eks ole, et mul on väga hea meel, et ma sain täna nagu seda oma lugu jagada, seda jagada, mida ma teen, miks ma seda teen, eks ole. ja, ja ma väga loodan, et see inspireeris ka inimesi ja nad said siit täpselt samuti nagu mõtteid ja kindlust ja saavad oma tegevusega kas siis alustada või seda tegevust jätkata. Nii, siin tuli paar kommentaari ka, Riina kirjutas ka, et alustasin Sinise ookeani strateegia lugemist ja saan aru, et olen õigel teel. ja Triinu kirjutab ka suured tänud, väga hea kuulamine. no näed, Super, nii et kui vahva. me, et kui me saame kasvõi paari inimest on ju toetada nende teel, mis muudab nende elu paremaks, siis on juba see valik siia saatesse tulla näiteks korda läinud. ja ma olen sinuga täiesti nõus, Armin, täiesti nõus. et edu ja edu ka teistele, kes siis vaatavad-kuulavad ja näeme taas järgmine esmaspäev. Tšau, tšau. tšau.